Head inimesed, siin minu selja taga on üks igavesti äge raba ja selle nimi on Kuistelma. Ja selle raba teeb eriliseks päris mitu asja. Esiteks on paljud eestlased käid siit teiselt poolt teed Marimetsa rabas, kus on pikk laudtee ja ka uhke vaatetorn. Aga see siin on Tallinna poolses ääres ehk siis Risti-Virtsu maantee Tallinna poolses küljes. Selle raba teevad eriliseks paar asja. Üks on see, et selle raba visuaalne pool on tõenäoliselt paljude eestlaste jaoks kõikide rabade visuaalne synonüüm, sellepärast et kui sa sõidad Tallinnast Haapsallu, siis Ristil jääb vasakut kätt tee äärde üks raba ning selle peale kõik ütlevadki, näe, vaata raba ja selline see raba ongi. Teiseks aga on see raba eriline sellepärast, et siin ei ole ühtegi ametlikku matkateed, siin ei ole eriti veel viitade ja suundadega matkateed, aga selle keskel on üks erakordselt äge metsahoid. Siin kohe selle raja alguses on mõnisada meetrit kruusateed ja seejärel hääbub kruusatee ära või õigemini keerab paremale sinna turbaraba vahele. Ja edasi läheb juba väiksem rada ja mingil hetkel läheb see väiksem rada ka veidi vee alla ja siis on vaja räätsasid. Me käisime kalli kaasaga siin paar nädalat tagasi esimest korda ehku peale. Vaatasime kaardi pealt, et selline äge õmma metsaonn on olemas ja tulime siia lihtsalt vaatama. Räätsasid midagi kaasas polnud, aga solberdades saime sinna ikkagi ligi. Saapad pidasid hästi, aga mõne koha peal tuli lihtsalt vesi üle saapa ääre. Nüüd on räätsad kaasas ja selle võrra peaks olema minemine veidi mõnusam. See, et sinna õmma metsaonni ühtegi rada juhataja ja viitasid pole, on kirjas ka RMK kodulehe peal ja seal on ka viide, et kui sinna minek on, siis tuleb kohale minna koordinaatide peale. Lisaks sellele kruusateele ja väikesele maastikukatsele, mis selle raja alguses ees ootavad, leiab siit ka väikese jupikese, umbes 100 meetrit laudteed, mis on siis esialgu vee peal ja seejärel kaob see sootuks ning lõpupoole tekib korra vee alusena tagasi. Kui teil on olemas kapis ühed räätsad, millega te talvel käite, millel on need hirmsad ogad ja lõiketerad all, et jää pealt ära ei libiseks, siis tegelikult teevad need omakorda rabale veidi liiga. Ja ega väga pikalt käima peagi. Lõpuks aja pärast mööda seda raba kakerdades jõuab siis välja selle õmma toreda metsaonni juurde. Ja see on selline vabalt kõigile kasutamiseks. Seina peal on küll kiri, et kui tuled, siis ööbida võiksid ühe öö, mitte siia sisse kolida. Mis on iseenesest ka mõistlik, sest aeg-ajalt satub siia teisi inimesi, kes on mingid matkaradasid läbimas, kes on niisama rabasid huitamas. Ja tegemist on siis põhimõtteliselt sellise kolmekordse majakesega. Kolmandal korrusel on suur vaatetorn, mis siis võimaldab siia ümbrusele selline tore pilk keita. Esimesel korrusel on suur olenguruum ja teisele korrusele mahub põrandale magama. Tegemist on turbarabaga ja rabaga üldse siis tuleohtlikul ajal, eriti kuival ajal tuleb olla eriti ettevaatlik siin tule tegemisega. Ja priimusega võid teha endale süüa soojaks ja keegi on vedanud siia kohale ka sellise suure metallist aluse, mille peal siis saab lõket teha. Aga igal juhul ohutus enne kõike. Selleks, et igat retke pikendada, pean ma endaga kaasas ka väikest pliiti. See MSR-i Windburner on tegelikult üks igavesti mõnus pliit, kogu see jama läheb siia selle kopsiku sisse ära ja kaalub üsna vähe. Ja ega siin muud ei olegi, võtad aga rabast või rabajärvest vett ja lased selle pahinal kohe keema ja selle eelis on see, et ta ei põle selle tavalise suure leegiga, nagu enamus priimuseid käib, vaid tal on siis see reaktor tehnoloogia,
siis on põhimõtteliselt selline tore kärbsesilm, mis lihtsalt hõõgub üle kere ja ajab asja soojaks. Ja see pott on samamoodi selle radiaatori põhjaga ja see omavaheline kooslus koos selle tuulevõrguga teeb ta üllatavalt tuulekindlaks ja üllatavalt kiiresti paneb selle vee keema. No vot, selline see õmma metsamajakene siin keset raba on ja kui kellelgi on huvi siia tulla, siis soovitan soojalt võtke rätsad kaasa, sest vahepeal võib olla siin väga-väga märg ja jube kehva ka, kui matka algusfaasis juba jalad märjaks lähevad ja pärast külmetama hakkavad. Sellist ebameeldivat matkakogemust ei ole ju mõtet endale kuidagimoodi luua. Ja kui te olete siin ära käinud ja tahate tagasi minna, siis variant on seda sama teed mööda minna või siis ümber selle järve ja siis kui jõuate teisele poole sinna suurde laia soosse, siis võtate juba koordinaatide peale suuna sinna parklasse, kuhu teil parasjagu auto on jäänud või kus kohast te siis tulite või kuhu teil plaan minna on.